räägi põgusalt, kuidas Turaka see käiguvahetus töötab. Siin on, sees on aku. Siin on käiguvahetaja, need on mootoriga. Ei ole wireless, on juhtmega. Ja lingist annab info. Ja siis vahetame käiku. Ja kaua aku umbes osta peab? Oleneb ilmast ja oleneb väga palju oleneb sõidu kulgemisest ja et palju vahetamist on. Meie laeme, siin me laeme kindlasti 3 päeva tagant akusid, aga see on ainult nagu sellepärast, et me ei taha, et ta tühjaks saab. Jõudsime siis uude hotelli. Limburgia. Eile ajasime veits kägu, et me ei ole Belgias, aga ühe oleme veel Belgias. Läks assi, andke andeks. C'est comme normal. Oui, si vous sortez encore ce soir, dans 2 millions... No, tuba on vähemalt suur, õndub suur, aga võtsi jälle mingi unet. No paneme eraldi toa otsadesse seda. Kolime ümber selle asja. Kus tuligi? Normaalne. Ei ole viga. No nii, testime siis uue selle hommikusöögi ära. Tavaline kodune. Aga see oli aga ilmselt piisab. Kellaksid. Morning. Morning. We sit where you like, by the window or the round table. Yeah, coffee. Yes. Piim ja mis jäädad või? Nagu ikka. Mis sa toimetad seal? Teen Eesti tööasju. Okei, võtaks siis hotelli kokku. Palju paneme? Punkte. Tea, võib 5 ka vist panna. 5 või? No, jah, ütleme nii, et 4 kopikatega paneks selline. Äkki tuleb veel midagi paremat. Ma võtan korra selle faili lahti, kus sa hinnad ka. Oota jah, sest et ma ütlen, et süüa sai hästi, äge ubane on. Päris viiriseda ei saa, konditsionöör töötab ilusti, safe on, mida vaja ei ole. Aga kuule, see on üks odavamaid hotelle ka, see on ainult 120 € jah. 120 €. No jaa, aga üks tuba. No jah, seda küll, aga... Lahkume siis hotellist, näitaks kähku üle, ma eile unustasin näidata, kuidas ta välja näeb. Niuke päris viisakas. Oleme siis järjekordses võistlusalas Belgias, mille nimi on... Ma ei tea, kus see linna nimi on. Linna nime ei tea ja lähme, kus finiš on? Ambrees. Ja seal peaks olema väga äge munakivi lõik. No head koos. Siin siis pakutakse pastat. Öeldakse, et ega kapsasupi pealt ei sõida, aga ei sõidagi. Et väike võileib. Gluteenivaba. Ja siis... Peauteleet vaba. Siis on veel võileibu ja siis on siin riisikooki vist.
Voilà, juste devant le parc. Lihtsad asjad. Martin Puud teeb õppi, kuidas riisikooki tehakse. See peab olema kook, mitte supp. Riisikook mingi karamelliga tekstis. Kas spetsiaalselt ei tehta nagu sõita soovi järgi midagi? No ikka tehakse jah, näiteks need gluteenivabad paniinid, et ainult mina ja Tanel. Gluteenivabad saiad siis jah? Ja, et kellel rohkem seediks probleeme on, et need peavad vaatama, kuidas pärast võileibadele on muidugi energiapatronid. La position des coureurs, voilà, avec nos amis de Tata Dimension. Keele võtsin ainult ühe, et kuna sõit on nii pikk, see alguses keele niikuinii väga ei lähe, et pärast munakivi peal läheb ainult keeli peal, et seal või võimalik enam süüa, et siis pärast toidualast on keeli juurde. Kofeiinikeeli ka võtad või? Ei võta. Okei. Aga kuidas sa suhtud munakivisse? Munakivi, kõik on kinni ikkagi peas, et munakivi on ikkagi samamoodi rattasõit, et sinna juba eespositsioonile ära saada, seal on nagu midagi hullu, et raputab kõvasti ja lihtsalt raskem on, et ega see nüüd mingi hull keemia pole, et samamoodi nagu on teistsugune rattasõit, on mäest üles sõit või siledalt sõit, et munakivi on ka natuke teistsugune. Midagi hullu ei ole enam. Ole, kõik on kinni mõtlemiseks. Want to say something to the vlog? What I need to say to the vlog? I don't know anything. I had fun with Andrew yesterday. Okay, good. What was this? Huh? What was this? This was a hooker place, and before they had a professional cycling team sponsored by the hooker place. Okay. This bus.